Filmilinnakut Eestisse on ju ammu oodatud ja palun, siin minu selja taga ta on Ida-Viru filmikeskus, mis peaks valmis saama juba selle aasta lõpus. Ja teate, siin on tõesti kaasaegsed ja lausa enneolematud võimalused. Suurem stuudio 2000 ruutmeetrit, väiksem stuudio 1200 ruutmeetrit ja kõik need muud ruumid, mis sellega kaasnevad. Ma ei hakka nendest rääkima, ma hoopis näitan neid. Ida-Virumaa on ka enne filmilinnaku valmimist olnud filmitegijate üheks lemmiklokatsiooniks. Siin on tehtud Eesti filmidest näiteks Meie Erika 1944, ema Aurora, Eerik Kivisüda, apteeker Melchior ja seda loetelu võib jätkata. Lisaks välismaised filmid ja seriaalid. Toimus veel üks mõrv. Veel üks. Ma olen kuulnud, et teil alllinnas on jälle juhtuma hakanud. Ida-Virumaal võib-olla ei ole väga palju olnud töökohti loomevaldkonnas ja võib-olla ka tehnoloogia ja IT-valdkonnas. Siis filmistuudiote kompleks tegelikult annab selle võimaluse. Ja mõnes mõttes võib öelda, et see projekt on kuidagi selliselt elama läinud, et kogukonnad, kohalikud koolid, omavalitsused tegelikult panustavad sellesse väga palju. Et täna väga hea koostöö meil on näiteks Ida-Viru kutsehariduskeskusega, kes teeb oma õppeprogramme ja koostöös siis ka ütleme võib-olla laiema ringiga nagu PÖF või on see Eesti Filmiinstituut, eks ju, ja üldse laiemalt nii-öelda filmitootjad. Ei ole juhuslik kokkusattumus, et Jõhvi filmilinnaku valmimisega on esimene vastuvõtt ka Jõhvi filmikooli. Ja see on selline kool, mis on täna Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse kosmostiival ja hakkab just keskenduma filmi tehnilise poole haridusele. Ehk siis valgus, kaamera, montaaž, filmiproduktsioon, kõik need sellised asjad, millele Eestis tundub, et mille järgi on puudust ja mida võiks võimestada. Ta on sellise keerulise natuke nimega õppekava nagu visuaal, meedia, tehnoloogia küljes, kus on mahukas plokk filmiaineid, nii et saab natuke veel laiemalt fotograafiat õppida, digiasju õppida ja siis filmi kaasna juurde. Mis sa siis teed, kui punavormis eestlane sulle vastu tuleb? Sinu rahvuskaaslane! Nii nagu Jõhvis algab filmiõppe 1. septembril, peab selleks ajaks olema valmis ka filmilinnak. Õiglase ülemineku fondist on terve filmilinnaku peale kokku raha 16 miljonit eurot. Ehk filmikompleksi investeeringute maht on 11 miljonit ja kõrval asuva büroohoone, mis on startup ettevõtete kasvatamiseks, rahastamiseks, on lisaks veel täiendavad 5 miljonit eurot. Ehitajatel on täna aega veel juuli lõpuni, siis peavad hooned valmis olema. Jääb veel natukene paberimajandust ja tegelikult me tahaksime esimesed kliendid vastu võtta alates 1. septembrist sellel aastal. No kui nüüd küsida äkki, et miks just siis Ida-Virumaale selline suur kompleks teha, siis tegelikult filmitegijad armastavad ju tänagi Ida-Virumaad või on siin lähikonnas ju filme tehtud? Ja Ida-Virumaal on tehtud kümneid ja kümneid erinevaid filme, mitte küll võib-olla otsast lõpuni, aga nii-öelda päris suures mahus. Lenni, sa oled eriline inimene. Kas sa armastad seda noormeest? Kas sa vahest vihkad ka jumalat? Mis see oli praegu? Aurora saladused, need mürgitavad. Praegu me oleme suuremas stuudios, mis on 2000 ruutmeetrit. Lagede kõrgus on meil 20 meetrit. Lagede all on meil siis käiguteed ehk siis nöörbööning ja nöörbööningu alla on puhast mõõtu nii-öelda 16 meetrit, mis on filmitootjatele äärmiselt oluline. Mis on võib-olla veel niisugune väga spetsiifiline on nende stuudiote puhul see, et on hoone nii-öelda on ehitatud kolmekihilisest betoonist, mis hoiab kinni siis välishelide sissetulekut ja seest on ta siis kõik nii-öelda helimattidega kaetud, et ruumis kaja ei tekiks. Ehk siis need on niisugused põhilised vajadused, mis filmitootjatel selliste ruumide järel on. No tee plaksu. Jah. Filmilinnakus on 2 stuudiot, mille abiruumid on ehitatud nii, et neid jagama ei pea. Kui ühes stuudios on üks ja teises teine produktsioon, siis praktiliselt kokkupuude omavahel puudub. Küll on aga väiksem stuudio sobilik ka muuks kui filmivõteteks. Selles stuudios on spetsiaalselt välja ehitatud ventilatsioonisüsteemid ja evakuatsioonisüsteemid. Ehk siis me võime sellesse ruumi
lasta sisse kuni 1800 inimest, mis tähendab seda, et see annab võimaluse Ida-Virumaal korraldada ka ütleme selliseid kontserte, mis on võib-olla sellised ei ole nagu parketi peal, aga just betooni peal, ehk siis on võimalik tegeleda siin rockmuusika kontsertidega, müüa õlut ja ütleme pärast hommikul on väga lihtne kõik põrandad harjaga puhtaks lükata. See on kahe vahel maailm. Maailm elavate ja surnute maailma vahel. Ainus asi, mida me teame, on see, et me tahame siit ära. Piraadid aeg, mitte ala! Mis piraadid? 2 stuudio peale on välja ehitatud siis töökodasid, kus on võimalik rekvisiite teha, ütleme siis garderoobiruumid, kus on võimalik riideid ladustada, õmmelda ja ütleme siis tehnika jaoks eraldi ruumid, isegi aku laadimise ruumid on eraldi olemas, et neid on kogu kompleksi peale siis 1500 ruutmeetrit. No võimalused, mida tegelikult mujal Eestis ei ole, aga lähiriikides mitte. Jah, täna sellist filmikompleksi ei ole meil ühtegi Baltikumis uut. Sellist kaasaegset filmikompleksi sellise suurusega ei ole ka Põhjamaades üheski, nii et selles mõttes on see Jõhvi filmikompleks täna täiesti unikaalne selle piirkonna jaoks.